kiirus. Paljud ilmselt ei tea ja paljud ka tõenäoliselt teavad, et sina oled oma hääle andnud ajatule karakterile autode filmis nagu Pikne fucking McQueen ja ülilege. No õigus, kui ma hakkan mõtlema, see on tegelikult natuke teie natsist generatsiooni film. Absoluutselt, üles kasvatud. See on üks mu lemmik. Sama siin. Täna mul on, minu poeg on 7-aastane, et tema ei tea sellest midagi, on ju. Aga jah, et animafilmide juurde ma sattusin kuidagi täiesti juhuslikult, et kunagi, ma ei tea, mis aasta see on, seda saab ilmselt guugeldada. Siuke multikas tuli veel nagu Shark Tale, kus tegi peaosa Will Smith ja siis nad otsisid Eestist nagu kõik näitlejad, kes hakkaks seda tegema üldse kõikide osade peale, aga eriti peaosa nagu. Ja sealt käisid läbi palju igast Eesti tippnäitlejaid ja ei sobinud, saadeti Ameerikasse vocal teste ja ei sobi see, ei sobi teine ja siis lõpuks nad olid jumala hädas, et ei sobi ameeriklastele ja ei leia. Ja siis tuli ühel tüübil tuli täiesti pöörane mõte, aga kuule, et aga vaataks korra sel pilguga, vaataks lauljaid ka nagu läbi, et ja siis kellegi tuli mõte, et kuule, vaatame lauljad hulgas ka ja siis kutsuti mind nagu vocal testi tegema ja siis ma polnud elus sükast tööd teinud, ma polnud kunagi, ja ma mäletan, läksin siin suur ekraan oli ees on ju klapid ja siis pean kuulama seda Will Smithi just seda intonatsiooni, tämbrid, kõik see, kuidas see karakter on ja kõik ja siis ma kuulasin nagu natsid, nagu näosaadet, kuulasin seda ja siis proovisin seda nii-öelda järgi teha eesti keelest ja siis tegime selle testi ära ja siis tuli vastus, et sobib. Ja sain Will Smithi selle peaosa nagu endal, ma polnud kunagi enne sihukest asja teinud. Ja siis ma tegin Shark Tale'i esimese filmina ja see oli nagu väga äge, lahe, teistmoodi täiesti kogemus ja äge töö ja siis pärast seda vist järgmine oligi äkki, siis tuligi autod ja siis juba kutsuti mind juba autosid tegema. Et see autod oli jah, kõige ilmselt suurem siuke frantsiis ja see oli nagu lahe, et teised olid igast ägedad, see Matut tegi Indrek Taalma, kes on mu väga hea sõber ja super näitleja, mul üks lemmiknäitlejaid Eestis ja tunneme väga hästi, mängisime Endla teatris boybändi etendust 5 aastat, 100 etendust koos ja et Eesti on ju pisike, aga tore, et näed. Aga kui pikalt üldse nagu selline kogu see protsess sisse lugemine, palju kaus üldse ma enam täpselt ei mäleta, selles autodes oli ikkagi see peaosa oli nii suur koormus, et seal läks, ma ei oskagi öelda, kas läks nädal või täpselt, ma ei jää hommikust, ma ei tea, 10-tunnised päevid niimoodi tehakse, pannakse ja jagatakse ära, kui sul on endal kuidas ajaliselt ja stuudiol, et mõni päev teed võib-olla 4 tundi, mõni päev teed mingi 6 tundi, et sa lihtsalt väsid ära ka ühel hetkel, sa pead olema nii kohas, sa pead seal röökima, vehkima, kui keegi kukub, siis karjud seal ja kõik. Et see võtab päris läbi, aga nii, et ma ei mäleta, ma arvan, et peaosadega võib-olla äkki läks mingi nädalakene kokku. Suht kiirelt siis? No jah, aga aga no muidugi pikad päevad, eks ole. Raamat on ees ja järjest lähed ja sinu kõrvas räägivad teised näitlejad sulle inglise keeles vastu, sina pead eesti keeles vastu rääkima ja kohe kuulad seda intonatsiooni, kohe põrutad järgi ja teeb peale. Palju Disney maksab siis? Oi! Ega need Porsche muidu ei tule. Väga õige. Ja kas sa mäletad, mis selle tsitaadiga seda filmi alustasid ka või? Olen kiirus. Palun ütle kaamerasse see ka veel. Olen kiirus. Super. Lapsepõlv. Ja see on lapsepõlv. Kui mul üks hetk käis see klikk ära, et sealt filmis on, lapsena ma ei saanud vapse midagi aru, aga siis üks hetk käis see klikk ära, et kurat, see on koit ju, siis oli küll äge moment ka. Ei no, vaat see on äge roll. Ma ei mäleta, mis aasta see Autod 1 välja tuli, aga see oli ka päris ammu. Jah. Kuidas sa selle hääleni jõudsidki siis nii, et lihtsalt kuulasid seda originaalhäält? Ühesõnaga ikka kuulad seda originaal nagu seda karakterit ja seda intonatsiooni ja seda, et ma ei saanud teha nii, nagu ma Will Smithi tegin Shark Tale'is, ma ei saa samamoodi autosid teha, et siis proovid nagu võimalikult autentselt seda karakterit järgi teha. Ja mõni Will Smithiga oli selles mõttes veel eriti raske Shark Tale'iga, et ta rääkis nagu hästi lauldes, võib-olla sellepärast oligi, miks lauljale see roll võis sobida, et ta vahepeal falsetiga hästi nagu ilmekat niimoodi ja siis võib-olla lauljal oligi seda intonatsiooni võib-olla lihtsam tabada, nii et aga see autod oli samamoodi, seal oli ikka möllamist kõvasti.